kuidas tegeled oma madala enesehinnangu ja hirmudega? Ma arvan, et me kõikidel inimestel on probleeme olnud madala enesehinnanguga ja see ei ole midagi, mis Jumal on meile andnud või Jumal on loonud meid niimoodi. Madal enesehinnang tavaliselt põhineb saatana valedel, mis ta on sinu ellu külvanud, võib-olla teiste inimeste kaudu või mingite lapsepõlve traumade kaudu. Ja need on need kohad, kus sa pead aru saama, et see on saatana vale. Ja kui sa saad sellest aru, siis sul on nagu võimalik sealt edasi minna ja hakata kõnelema Jumala tõotusi enda ellu ja seda identiteeti hakata nagu rajama Jeesusele ja sellele, mis Jeesus on teinud sinu eest. Ja kui sa mõtled pidevalt, et teised inimesed mõtlevad sinust halvasti või et sa ei meeldi kellelegi või et sa ei saa hakkama millegagi, siis ära muretse, teised inimesed tegelevad oma eludega. Neil ei ole väga palju mahti ega aega teistest halvasti mõelda. Muidugi nad teevad seda tihti, aga Jumal ei mõtle sinust halvasti. Ja ta on öelnud Jeremiia 29:11. Sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, ütleb Issand. Need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust. Jumal on sind kardetavalt imeliselt loonud. Ja kui sa tunned ennast milleski ebakindlalt, siis need on need kohad, kus sa saad paluda Jumalalt julgust. Ja tihti need kohad, kus sa tunned nagu, näiteks, et ma ei julge teiste ees, suure rahva ees kõneleda näiteks, see on minu väga suur hirm olnud. Siis on vahel see, mida sa just pead tegema ja saatan on aru saanud, et Jumal tahab sind sellest kasutada ja ta kogu aeg külvab sulle hirmu selles, et takistada sind Jumala riigi tööd tegemast. Ja kui sellest aru saada, siis kuidagi sul on sellele hirmule ja sellele madalale enesehinnangule hoopis teine perspektiiv. Ja ma arvan, et see on esimene nagu samm, mis sa saad teha. Aga hirmud on samamoodi saatana saadetud ja Jumal ei saada hirmusid. Ja ma arvan, et see, ma tean, kuidas saab hirmudest vabaks. See on Jeesuse vere kuulutamisega enda üle ja Jeesuse töö kuulutamisega, sest saatan kardab Jeesust nagu kulutuld. Ja kui sina riietad ennast Jeesuse tööga ja sa ütled, kes sa oled Jumalas, võtad need vaimulikud relvad kätte, siis sa oled saatanale väga hirmutav vastane ja ta ei julge sinu lähedale tulla. Aga kui sa kogu aeg kahtled ja oled hirmul, siis ta saab järjest rohkem sind nagu viia sinna sügavale. Aga ma arvan, et siin ongi oluline teada oma identiteeti, kes sa oled Kristuses ja kasutada seda meelevalda, mis Jumal on andnud Jeesusele ja Jeesus annab selle meile, kui me tema nimel palvetame. Luuka 10:17 räägib sellest, kuidas Jeesus tegi jüngrite ees suuri tegusid ja saatis ka nemad välja neid samu tegusid tegema. Aga need 70 pöördusid rõõmuga tagasi ja ütlesid, Issand, ka kurjad vaimud alistuvad meile sinu nime mõjul. Ja see ei olegi meist enesest, see on ainult Jeesuse töö tulemus ja Jeesuse nimel me saame kasutada seda meelevalda. Ja julgustuseks veel Psalm 91, kes kõige kõrgema kaitse all elab ja alati kõige väelise varju all viibib. See ütleb Issandale, sina oled mu varjupaik ja mu kindel mäelinnus, mu Jumal, kelle peale ma loodan. Sest tema kisub su välja linnupüüdja paelust, hukkava katku käest. Oma tiiva sulgedega kaitseb ta sind ja tema tiibade all sa leiad varju. Tema tõde on kilp ja kaitsevall. Ei sa siis karda öö hirmu ega noolt, mis päeval lendab. Ei katku, mis rändab pilkases pimedas ega tõbe, mis laastab lõuna ajal. Langegu 1000 su kõrvalt ja 10 000 su paremalt poolt. Sinu külge see ei puutu. Aga sa vaatad oma silmaga ja näed, kuidas kätte makstakse õelatele. Amen.